Eduard Vilde, Mäeküla piimamees, romaan. Esimene peatükk. Harilikult kella 9 ümber haigutab ärastama ja unine esiuks ja laseb saksa välja, sest sel ajal pärast hommikueinet algab Ulrich von Kremer esimest ringkäiku oma kruntkonnas. Kui ta suviti, jüripäevast Mihklipäevani siin asub, üksinda nagu kunagi. Väliselt ei paku Mäeküla mõisnik nägijale aastate kaupa silma hakkavat vaheldust. Seesama vormist veninud tumesinine Cheviot kuub, valkjaks istutud saba ja läikima kulunud käiste ning hõlmedega. Seesama sinine vest, vanade ja värskete toidujälgedega ja nende seas tunnistusega, et härra von Kremeri einelaual naljalt iialgi vedelad munad ei puudu. Seesama rohekaks iganenud must taldrikmüts kustunud läiknokka ja ettepoole lodusse vajunud põhjaga ning lõpuks needsamad halli ja pruunitriibulised inglise püksid, mille põlveotsad ja kannatagused ilu ja tervise kaduvikust mitte vähem härrast heelt ei kõnele. Varalisest inimesest annab märku ainult kilbikujulise naastuga jäme pitsat sõrmus, tas esimese sõrme arutu suure nüki taga. Vestil punakalt hiilgav, tukati kuldne soomuskee ning selle kütkes olev ja väga harva nähtavale tulev Genfi kuldkronomeeter, millest kui iidsest pärandist teatakse, et kirjata mõlkidega kaetud kapslitelt juba ammugi on kadunud. Mees ise aga teatava karikatuurilist maiku näolise sarnasuse pärast Saksa riigikantsleriga hüüab ümbruse intelligents teda Mäeküla Bismarckiks. Mees ise on parajasti selles juba püsivas vanusejärgus, kus tosin juurde tekkivaid kimaraid silma ja mõni uus kurd lõua all suuremat muutust ei tähenda. Niisama vähe kui pisut enam härmatist habemes, kumerust kuklas ja kõverust õndlas. Kremerid vananevad üldse aeglaselt, võib-olla sellepärast, et nad ehk sündideski enam päris noored ei ole. Kui ta kitsalt kivitrepilt, sellel on ainult 3 astet, jala murule on tõstnud. Lage muru katab tihedalt pikka veerjat majaesist kuni alla sooviku servani. Toetab härra von Kremer kindlata käed, millest teine tüsedat kadakakeppi hoiab vahelit. Sample complete. Ready to continue?